Kohv. Uskumatult levinud legaalne sõltuvust tekitav jook, mis peale väsimuse peletamise on paljude jaoks seotud igapäevase rutiini ning kultuuriga, alustades kontori kohvimasina juures peetud jutuajamistest, lõpetades karamellfrappelatte piltidest Instagramis. Kofeiin on närvisüsteemi stimulant ehk ergutav aine ning mõjub meie kehale mitmekülgselt. Näiteks viib kehast vee välja, teeb ärevamaks ja tekitab sõltuvust. Miks me siis ometi nii palju kohvi joome? Kofeiini leidub lisaks kohvile ka näiteks tees ja kakaos ning tekitab sageli ärksuse tunde. Kõige tuntum selgitus ärksaks tegemise bioloogilisest mehhanismist on see, mis selgitab, kuidas kofeiin blokeerib adenosiini retseptorid. Kui oleme väsinud, annab üks närvirakk teisele väsimusest molekulide abil teada. Üks väsimusega seotud molekulidest on adenosiin. Teine närvirakk võtab adenosiini molekulid retseptorite abil vastu ning kui ainet on piisavalt, annab närvirakk signaali väsimuse kohta edasi teistele temaga ühenduses olevatele närvirakkudele nii, et omakorda selle närvirakku lõpust jõuaksid adenosiini molekulid järgmiseid närvirakke mõjutama. Kui aga joome kohvi, siis ei saa neuronid omavahel väsimusest nii-öelda rääkida, sest kofeiini molekul istutab end sinna, kuhu peaks jõudma hoopis adenosiin. Nõnda ei jõuagi info väsimusest järgmise rakuni ja lükkab väsimuse tekkimise edasi. Sagedase kohvi joomisega tekib aga adenosiini retseptoreid juurde. Seega järgmine kord väsimust tundes leiavad palju rohkemad adenosiini molekulid endale retseptori juures koha, kus chillida ja anda järgmisele närvirakule edasi infot suurest väsimusest. Sellisel hetkel tunneme, et väsimuse edasi lükkamiseks on vaja rohkem kohvi juua, et võimalikult paljud kofeiini molekulid jõuaksid koha ära blokeerida. Siis aga on järgmine kord jälle suurem väsimus ja jälle rohkem kohvi vaja. On tekkinud kofeiini sõltuvus. Sellest lahti saamiseks on vaja tasapisi vähendada tarbitavat kofeiini hulka ja leida endale harjumuse täitmiseks teised alternatiivid. Näiteks klaas külma karastavat vett hommikul või väsimuse edasilükkamise asemel päriselt energiat näiteks kosutavast hommikusöögist saades.